videolõunatund Nõmme raadios. Ja tere maailm, ongi lõunatund Nõmme raadios. Elu läheb edasi kui võõbatud pall, igasuguseid ilusaid sündmusi. Muudkui aga tuleb meile ette, üks tuleb, teine läheb, on nagu on. Ja üks huvitavamaid momente oli muidugi see, et esitati küsimus mulle mõne päeva eest. See oli siis Eesti Ekspressist, et miks on hakanud inimesed vähem lugema teise maailmasõja teemalist kirjandust, et kohe ostetakse vähem raamatuid ja ilmselt siis loetakse vähem. Hüpoteetiliselt ma pakkusin muidugi välja, et ega inimesel ei ole tähtis lugeda, inimesel on tähtis omada ja öelda, et näed, siin ta mul vedeleb, ma juba ammu sain ja pole veel aega leidnud, et lugema hakata. Tuletasin meelde ka Gustav Naani organiseeritud paanilist Eesti Nõukogude entsüklopeedia ostubuumi. No see oli ka niimoodi, et mul tekkis küsimus, et miks pean ma seda lugema siis esimese 10 hulgas, ei pea ju, aega on, küll jõuab. Ja muidugi on küsimus, tegelikult stuudios on ju herr Igor Gräzin, küsimus talle on täiesti paslik, et kas tänased noored ja nooremad üldse mõistavad, no kas või teist maailmasõda, rääkimata juba Meistrist ja Margaritast, mille vaatamisel ma avastasin, et mu poeg ei saa asjast üldse aru. Igor. No asi selles, et kirjandus tahes tahtmata peegeldab seda ümbrust, millest seda kirjandust tehakse. Ja kui kirjanduses on sees, nii nagu Meistris ja Margaritas teatavalt Nõukogude reaaliad, siis muidugi nooremad lapsed, kes nüüd hiljuti sündinud on, ega nad tõepoolest, seal on ikkagi paljusid asju, mida näiteks minu pärast võtame selle samas või siis 12 tooli, samasugune lugu, näiteks seal see fraas, kus Ostap-Bender küsib, mis oli siin enne ajaloolist materialismi. Ma olen absoluutselt kindel, et kõik 40-sed ja nooremad ei tea, mida see ajalooline materialism tähendab. Nii et see on mingil määral paratamatu. Teine asi muidugi on see raamatute ostmise teema, aga see lihtsalt on nii. Ega mul endagi tuleb mõnikord niimoodi ette, et võt, kui sa oled raamatu ära ostnud, siis sul on selline tunne, et nagu sa oleksidki ta juba peaaegu läbi lugenud või tollega on ju aega, sest ta on ju kodus olemas. Ja vastupidi, kiirustada tuleb nende raamatutega, mis on uudiskirjanduse riiulil kuskil raamatukogus või Rahvaraamatus või Apollos või kuskil sealkandis. Ja lugeda siis. Muide, kui me kirjandusest räägime, me võime rääkida ka ajakirjandusest. Näiteks, ma olen endaga kaasa toonud Ameerikast ühe harjumuse, mis kestab mul tänase päevani. On olemas mingisugused ajalehed, umbes nagu Õhtuleht, aga natukene võib olla formaadilt väiksemad, mille kohta Ameerikas ja Inglismaal öeldakse, et tegemist on supermarket tabloid, et tabloidiga kaubamajas. Mis tegelikult tähendab seda, et Ameerikas ongi selline komme, et kui sa seisad järjekorras ja mõnikord seda järjekorda kassade juures ikka juhtub, eriti kui on sellised halvad tunnid, inimestel lõpeb tööaeg parasjagu ära ja nii edasi, siis neid lehti loetaksegi järjekorras seistes ja või lastakse isegi järjekorras mitu inimest eemale, kui sul artikkel lugemata on. Minu jaoks on see täiesti loomulik, normaalne, igapäevane käitumine. Praktiliselt peaaegu iga päev ma loen midagi, kui ma olen Rimis või Selveris või midagi taolist, käsitledes neid lehti kui supermarket tabloidi ehk tabloidi, mis ongi mõeldud. Ma ei ole kaugeltki kindel, kas kõik nüüd ajalehtede väljaandjad sellega rahul on, aga fakt on see, et ajalehtede funktsioon tänapäeval, ma rõhutan, ajalehtede funktsioon tänapäeval ei ole mitte saada ostetud, vaid saada läbi sirvitud või läbi loetud. Kusjuures seda tuleb teha ja enamikus, mina teen seda alati,
et neid lehti ma loengi kaubamajas või siis Remis. Ma võtan oma need pirukad ja saiad ja õlled ja panen need ilusti sinna korvi. Ja siis enne, kui ma lähen neid sinna läbi lööma, ma vaatan selle päeva lehed ära ja nii edasi. Nii et ütleme, kui sa siin räägid Eesti Ekspressist, Eesti Ekspressi tulebki lugeda tabloid formaadis. Noh, ja ongi kõik. Aga nüüd küsimus, miks tuleb? Tuleb sel lihtsal põhjusel, et igas paberilehes, nii palju kui neid ka ei ole, on tegelikult kuskil 75-80% materjali, mis sind ei huvita üldse. Sinna hulka kuulub muide ka reklaam. Reklaami juba, kes see loll on, kes hakkab nüüd ajalehest reklaami lugema. Ja siis on igasugustest asjadest seal kirjutatud, näiteks ma vaatasin siin viimast, kas oli Maalehes nõuandeid aiapidajale, siis kuidas osta millist ja kuidas saab osta muruniidukit, kuidas oleks optimaalne aeg külvata seda seemet ja istutada toda taime ja nii edasi. No ei huvita mind see, ma ei saa sinna midagi parata, need asjad mind tõeliselt ei huvita. Aianduse ja selliste asjadega tegeleb mul aktiivselt abikaasa, aga tema seisukohalt, nagu ma olen aru saanud, ei ole ka ajaleht teab, mis tähtis asi, sest need aiandusõpetussõnad ja nii edasi, neid tuleb ka lugeda ikkagi mitte ajalehtedest, vaid vastavatest raamatutest. Nii et niimoodi on, et ajaleht hakkab nagu põhimõtteliselt välja surema ja mina olen üks nendest, kes on loobunud ajalehe lugemisest. Tegelikult see võib tunduda natukene võib-olla koomiline, aga kui asja üle hästi järele mõtlete, see pole ta nii väga koomiline ühti. Ajalehed on kallid muide. Tähendab siukesed puhas tabloid on kuskil seal paar eurot, siis sellised ajakirjalaadsed krantstabloidid nagu kroonikad ja nii edasi. Seal me räägime juba kuskil summad, mis lähenevad juba kuskil 7-8 eurole ja nii edasi. Ja nii et ühesõnaga pabertabloid on see, mille lugemiseks meil enamasti ei jätku raha või ütleme teisiti, võib-olla kui häda pärast isegi jätkukski, aga selle raha väljaviskamisel pole lihtsalt mitte mingisugust mõtet. Nii et üks põhjus, miks ma praktiliselt iga päev käin Rimis ja seal ma käin ajalehti lugemas, isegi mitte niivõrd ajalehti, kui enamasti ajakirju. Kõik, mis nad on, ega iga ühes neis võib juhtuda kogemata midagi huvitavat. Mingit huvitavat asja, nagu näiteks minu pärast kroonikas või Tiiu ja Anne ja Stiil ja mis iganes. Ma ei ütleks, et see minu jaoks selline elu ja surma küsimus on, aga mulle küll meeldis, kui ma sain tänu kroonikale teada, et näiteks Mikk Saar ja Tanja Mihhailova lahku lähevad. Ei oleks neid tabloide, siis ma ei teakski. Ja ma arvan, et see on päris paha, kui sa ei tea, kes parasjagu jälle lahku läheb ja see, nii et väga tore minu arvates. Aga ma ei ole selle teadmise eest nõus väga suurt raha välja maksma. Ja Delfis on ju ka tegelikult see probleem, et väga paljud uudised on nii-öelda selle maksumüüri taga. Üldiselt ega ka nagu hakkad 10 korda enne mõtlema, enne kui sa selle väljaande tellid. Nii et ütleme siis niimoodi, inimesed on, kõigepealt nad liikusid raamatute juurest ajalehtede juurde, siis ajalehtedega paralleelselt ajakirjade juurde, eriti tähtsad on minu arvates kirjandusajakirjad, nii nagu on Akadeemia, aga siis ka Looming, siis Tuna, ajalooalane ajakiri, nii edasi. See on nüüd siin järgmine etapp ja siis kõige lõpus on siis see, kus igasugused paberasjandused lihtsalt kaovad ära ja selle asemele tulevad mingisugused muud asjad, mis mulle eriti ei meeldi, aga nii ta on. Teine maailmasõda oli nagu tema oli. Kui tekib küsimus, miks selle teemalist kirjandust noored või üldse inimesed enam nii väga osta ja lugeda ei taha, siis tekib küsimus ka sellest, kui palju üldse täna teatakse teisest maailmasõjast, mida teatakse, kas tänased, 30-aastased
mõistavad, mida tehakse 9. mail, miks teispool Narva jõge on juba mingid ekraanid püsti pandud, miks Eestile saadetakse, nagu ma aru saan, 15 tonni Venemaa pannkooke, mis ei käi sanktsioonidele, me ei oska ju ise enam pannkooki ka teha, me oleme ju ja muidugi teise maailmasõja tõlgendamine, kes see siis paha oli, kui täna on venelane paha. Mis me siis nüüd Hitleriga teeme, hakkame natukene ülistama või kes võitis teise maailmasõja? No hakkame tagantutsast peale, tähendab, kes võitis, me ei tea, kes kaotas, seda me teame. Teise maailmasõja tegelikult kaotas Stalin. Ja seda väga lihtsal põhjusel. Ma arvan, et nendele vanematele inimestele, kes nagu nende ametlike kooliõpikutega kursis on, neile võib see tulla üllatusena, aga fakt on see, ja see on omaette lugu, et teine maailmasõda puhkes Nõukogude Liidu ja Stalini initsiatiivil. Küsimus miks? Sellepärast, et tuletame meelde, milline oli Lenini ja nende teiste kommunistide kontseptsioon sotsiaalsest arengust. Ja see kontseptsioon oli järgmine, et kogu maailmas lõpuks võidab kommunism, proletaarsed revolutsioonid ja nii edasi, ja et kommunism internatsionaal organisatsioonina ja nii edasi, nemad peavad võitma. Järelikult on Nõukogude Liidu ülesanne, sealhulgas ka Stalini ülesanne, seda maailma revolutsiooni edendada ja liikuda selles suunas. Kusjuures Stalin nägi ühte asja veel väga selgelt, et sotsialistlik Nõukogude kord ei saa eksisteerida kõrvuti normaalse kodanliku korraga. Lõppkokkuvõttes pärast teist maailmasõda, kust põgeneti kuhu? Põhja-Koreast põgeneti Lõuna-Koreasse. Ameerikast põgeneti Kuubale. Ida-Saksamaalt põgeneti Lääne-Saksamaale ja nii edasi. Ühesõnaga, igasugune sotsialism kui niisugune on olemuselt inimeste suhtes negatiivne. Ja üks asi, kus Stalin hakkas korra Hitleri üle naerma, oli see, kui talle laoti ette fotod või pildid makettidest, kuidas peaksid erinevad Saksa fašistlikud ehitised välja nägema. Ja sealhulgas, millised arhitektuurilised šedöövrid olid need tornid betoonist ja tellistest ja nii edasi, mis tuli ehitada Saksamaa piiridele, selle uue suur Saksamaa piiridele. Ja Stalin vaatas neid pilte ja hakkas südamest naerma ja ütles, et Hitler on tõepoolest oinas, et ta ei saa aru, mida tähendab impeerium. Tõeline impeerium, see, mida Stalin hakkab looma, on selline, kus piire ei olegi. Ja järelikult puudub ka piirivalve ja muu. See on siis revolutsiooni ülemaailmne võit. Ja see oligi Stalini idee, tähendab algatada sõda, kõigepealt, et las Hitler sõdib Prantsusmaa ja Inglismaaga seal ära. Ja siis pärast seda, kui need on ennast juba mingil määral ära väsitanud, ära kurnanud, siis tuleb võitja Stalin, kes võtab need riigid rahulikult üle. Ja see esimene etapp pidi siis käima Stalinil umbes Moskvast kuni Portugalini. Ja see oli see eesmärk ja selle nimel sõditi. Ja kui nüüd selgus, et Stalin ei ole võimeline ja Stalin ei suuda enda kätte haarata tervet Euroopat seda, mida ta tahtis, siis oli tegelikult sõda olnud mõttetu, teda polnud vaja. Ja selles mõttes Stalin nagu üldiselt see, kuidas ta pärast 45. aastat käitunud on, kui me näeme neid filmides, dokumentaalkaadrid ja nii edasi, igalt poolt on näha, et Stalin sai aru, et on selle sõja kaotanud. Nüüd Hitleri kohta on story kergelt teistsugune. Hitler ei kavatsenud algselt Stalin üldse kallale tungida, sest selleks ta sõlmiski selle mitte kallale tungi pakti. Sellepärast oli siis ilusti ära jagatud see Saksamaa ja Nõukogude Liidu vaheline ala, seal Poola, Tšehhi, Lääne-Ukraina ja nii edasi. Ja meie, Eesti, Läti, Leedu seal. Hitlerile sobis, kui Stalin tuleb siia Balti riikidesse, las ta tuleb ja meil on ju kokkuleppe selle teise kolmandaga, vastavalt sellele Stalin abistab Hitlerit naftaga, teraviljaga, söögiga ja nii edasi. Nii et Hitleri poolt ei pidanud, tähendab, tol korral ei olnud Euroopas mitte ainsatki riiki,
peale Stalini, kes oleks tahtnud sõda välja valla päästa. Hakkame siit ülevalt tulema. Mannerheimi liin, eks ole, mis on puhtalt kaitseotstarbeline, sealt rünnata ei ole võimalik. Maginot liin, see Prantsuse, Saksa vahel, selgelt kaitseotstarbega. Inglismaa kaugel saartel mitte mingisugust huvi ei ole. Mingisugused Hispaania täiesti omaette. Nii et keegi neist tegelikult ei tahtnud seda alustada peale Stalini, kelle jaoks oli see ideoloogiline ülesanne. Muidu kui te mäletate juhtumisi Nõukogude Liidu riigi vapi, siis seal vapi keskel on maakera ja maakera peale on joonistatud sirp ja vasar. Ehk teiste sõnadega Nõukogude Liidu vapp tähendas seda, et piire ei ole ja sirp ja vasar ehk Nõukogude võim katab siis kogu Nõukogude Liidu. Vaat niisugused olid need tema kavad tol hetkel. Ja eks muidugi Stalin oli ikkagi põhimõtteliselt ka, ta oli sadist ja küünik ja nii edasi, aga me peame möönma, et Stalin tahad või mitte oli ka geenius. Ainuüksi see, kuidas ta suutis valla päästa teise maailmasõja, selleks peab olema ikka ülitark inimene. Ta suutis teha selle niimoodi, et 1. septembril 1939. aastal Saksamaa tungis Poolale kallale ja algas esimene etapp teisest maailmasõjast. Mida Stalin tegi? Neil oli kokku lepitud Hitleriga, et kuidas nad Poola ära jagavad, mis piiri mööda. Niimoodi, et sealt tulevad need Lääne-Valgevene ja need alad tulevad ka ilusti, kõik oli kokku lepitud, mis, kuidas ja nii edasi. 1. septembril 1939 Hitler tuleb kallale Poolale ja Stalin ei tee mitte midagi. On säilinud terve rida telegramme, seal praktiliselt kord või 2 päevas, kus Hitler ütleb, et Stalin, kuule, me ju leppisime suga kokku, tähendab, miks sa ei ründa palun ja et tule kallale ja mida iganes, et tule meile appi, et me oleme siinpool. Stalin vastab kogu aeg, armee pole valmis. Me pole viinud, me ei suutnud läbi viia veel mobilisatsiooni sel määral, nagu oleks vaja ja nii edasi. Aga Hitler ära muretseme, tuleme kallale kohe, kui me oleme selleks valmis. Valmis olid nad siis 19. septembril ja niimoodi jagatigi Poola tükkideks. Aga tähendab, Stalini kavalus on see, mida me teame tänase päeva. Kõik ajaloolased, enamus ajaloolisi, kellel on teadagi kommunistlik orientatsioon enamikul juhtudel, ütlevad, et teise maailmasõja algatas Hitler. Tähendab, Stalin oskas selle mängu teha nii, et kõigi inimeste silmis oli Hitler kurjategija ja jäi selleks sõja vallale päästa ja nii edasi. Aga Stalin oli niisugune tuvikene, kes viimasel hetkel tuli Hitlerile vastu Poolas, kaitstes Valgevene, Ukraina rahvaid ja nii edasi, kes oleksid võinud sattuda Hitleri mõju alla. Nii et Hitler on agressor ja kurjategija, Stalin on rahuvõitleja ja nii jäigi. Kusjuures see geniaalne käik, see asi välja mõelda. Ta teadis väga hästi, et Hitler tuleb kallale, nad leppisid omavahel kokku ja ta teadis, ta oli endale, esiteks ta ei vastanud Hitleri telegrammidele esimesed 4-5 päeva üldse. Ja Hitler oli alguses ahastuses, siis oli ta vihane, siis oli veel mida, et miks Nõukogude Liit ei tule kallale, nagu oli kokku lepitud. Ja võt siis hakkab see Stalini jura, millest me rääkisime. Armee pole valmis, relvastus pole küps, seda ei ole. Meil on täiendavaid armee jõude vaja, me peame nad transportima Uuralit mägede juurest Bresti juurde ja nii edasi. Ja ta mängis lolli kuskil, nii nagu ma ütlesin, 19 päeva. Nii läks sellega. Aga kuna... see on tegelikult kaunis tüüpiline, sa ütlesid siin, et ajaloolased ütlevad, et Hitler ründas, tema tegi esimese sammu. Jah, ärme vaatame ühtegi asja, mis oli enne 1. septembrit 1939 või vaatame laia ja häguse pilguga, et saaks öelda, küll oli ikka kole inimene.
noh, ei no ja siis oligi, aga tähendab, küsimus on selles põhikontseptsioonis ka tänapäeva suhtes, kes ründas ja kes on süüdi, kas Hitler ründas ja Hitler on süüdi või Stalin ründas ja Stalin on süüdi. Reaalne tutvus reaalse ajalooga annab meil ainult ühese järelduse. Hitler tegelikult ei olnud süüdi mitte milleski. Aga ta ründas. Aga ta ründas ja küsimus, esiteks see oli kokku lepitud, seal oli nüüd veel edasi vähe sellest, et ta ründas, ta hakkas tegelikult detsembris 1941 kavandama plaani, mille nimi oli Barbarossa ja mis oli siis Saksa kallaletungi Stalini ja nüüd tekib küsimus, miks? Stalin oli inimene, kes ei armastanud teha vigu ja enamikul juhtudel ta ka ei teinud. Nagu tol korral räägiti, Stalin oli geenius kõikidele rahvastele, kõikideks aegadeks. Aga nüüd siin üks kord enne Nõukogude ja Saksa sõjaväe algust Stalin tegi vea, mis läks talle maksma tegelikult kõike. Vastavalt Molotovi-Ribbentropi paktile teatud osa sellest kohast, mida tänapäeval nimetatakse Moldaaviaks, läks Nõukogude Liidule. Kõik korras. Aga siis tegi Stalin vea sellega, et ta võttis ära mitte ainult Moldaavia, vaid ta läks sinna allapoole ja võttis ära Bessaraabia, millest kokku lepitud ei olnud. Ja nüüd tuli siis Hitleri kindralstaap ja Hitler ise, kes mõtleme, oota, mida kuradit ta nüüd teeb? Tal on ju kõik olemas, Leedu, Läti, Soomega läks nihu, aga ükskõik. Aga mida ta nüüd teeb, mis pärast ta läheb edasi Bessaraabiast edasi allapoole? Mõttetu, selles ei lepitud kokku. Ja üleüldse, tõepoolest milleks? Ja võt, kui nüüd Hitler ja tema kindralstaap Halder tol korral hakkasid vaatama maakaarti, siis nagu Halder on öelnud, ühesõnaga, et ta tundis, kuidas tema särk hakkab higist tilkuma. Sest see, mille nad kaardi pealt vaadates avastasid, oli nii jube. Nimelt, kui vaadata Nõukogude armee liikumist läbi Bulgaaria alla sinna edasi Bessaraabia poole, isegi mitte sellises diagonaalis, vaid pigem sellises otse lõuna poole, siis sealt jõuab 60-70 kilomeetri kaugusele sellisesse kohta, nagu on Ploiesti. Ploiesti on Rumeenia naftamaardlad. Ja siin nüüd Stalin sai aru või Hitler sai aru, et selleks, kuna Stalin on kõik asjad käes, tal on endal ju seda naftat nii, et tapab kõik Siberit ja kõik naftad ja pakuud ja värgid ja nii edasi. Stalinil ei ole naftat vaja, tal on endal kõik olemas. Aga kui ta siiski liigub sinnapoole, siis järelikult ta mõtleb selle peale, et Hitler seda naftat kätte ei saaks. Ja Stalini soov isoleerida Hitler bensiinist tegelikult tähendas, või naftast, diislist, tähendas tegelikult seda, et Stalini plaanid ei olnud Hitleri suhtes sõbralikud. Et tegemist oli millegi hirmsaga. Kes seal käinud on või ringi sõitnud autoga seal Ploiesti kandis, siis ma võin ütelda, et see on niimoodi, et see on üldiselt lauskmaa, mitte mingeid mägesid ega metsi sealt ei ole, see on siuke stepp ja isegi taimed on seal siuksed niruvõit, väikesed kollased ja nii edasi. Nii et sealt seda otsa sõit. Vahemaa sellest kohast, kus Stalin peatus kuni Ploiestini, oli kuskil 60-70 kilomeetrit. Ühe tanki paagitäiega võib sõita 100 kilomeetrit. Ehk teiste sõnadega, kui Stalin tahtis ja ta ilmselt tahtis Hitlerile käru keerata, siis ta saatis oma tankid sinna, kusjuures tankid läksid Ploiesti naftamaardlateni nii, et neil polnud vaja isegi kütust tankida. Tähendab, see oli ühe raksuga kuskil Kišinjovi juures tangivad enda täis
hüüatusperiood, tankimootorid lükatakse käima ja on kuskil mingisuguste täiesti minimaalse aja jooksul, ütleme isegi, oletame, et seal tund kopikatega on Ploiesti naftamaardlad Stalinil käes ja Hitleril neid enam ei ole. Ja kuigi suur osa Rumeenia naftast jäi siiski teataval määral Hitlerini, aga ega Hitleril oli kütusega otsast lõpuni ikkagi väga vilets olukord. Ja kui me loeme tema raamatut Mein Kampf, siis sealt ühes kohas kirjutab iseenesest väga õigesti, et uus maailmasõda, kui see peaks tulema, ei ole üldse selle maailmasõja moodi, mis nüüd läbi sai selle esimese maailmasõja. Et uus maailmasõda on motoriseeritud vägede, see on siis tankid, iseliikuvad suurtükid, miks mitte just muud asjad, nagu näiteks mootorrattad ja tanketid ja mis iganes. Et see on nende sõda. Ja Hitleri võib-olla selline väga suur viga oli see, kui Hitleri sees seisis ülesanne, mis vajas lahendamist. Ja ta ei osanud seda ülesannet lahendada. Ja tema kindralstaap, kes olid suures osas ikkagi ka viimased oinad, nagu see Kaitel, Joodel, Kalder ja nii edasi, tähendab üks lollim kui teine. Siis Hitleril oli selline komme, et ta mõtles, ta ei öelnud seda küll kunagi, aga tema mõttestiilis on tunda Hitleris, ehk kuidagi ikka saab. See on see kuulus Napoleoni lause, hakkame lahinguga peale ja siis pärast on näha, kuidas see asi lõpeb. Hitleri sama asi, et hakkame peale, eks pärast ole näha. Aga mitte alati ei ole pärast enam midagi, mida vaadata ja mida näha. Hitleri tankikiilud, eks ole, Manstein, tol korral Heinz Guderian, need olid Venemaa koolitatud ja absoluutselt vene keelt rääkivad ja mis iganes. Jah, Manstein ja Guderian olid mõlemad pärit ja Göring oli Lipetski lennukoolist. Nii et ühesõnaga Hitler oli probleem, tankid, need tanketid, värgid ja nii edasi, pluss ega siis ju ka lennukid ja pommitajad ei lenda kasepuude peal, seal on ikka ka ühesõnaga kõiki seda asja vaja. Nii et tegelikult Hitler tekitas sellise läbimõtlematu mingil määral rünnakuga endale probleemi kohe otsast peale. Päevast number 1 oli kütus tema probleem ja lõpuks selle nahka kogu see kolmas reich läks. Okei, aga mida see Hitler oleks pidanud tegema? Minu see käik on äärmiselt lihtne. Nii pea, kui ta nägi ära, et Stalin hiilib sinna Ploiesti poole. Ja et see oleks ka aru saanud. Ploiesti ei ole selline asi, ütleme nagu sama suurusjärguga nagu ütleme Keila või Antsla või isegi Võru. Ploiesti naftaleiu kohad, kõik need tsisternid ja puurid ja nii edasi on sama suur või isegi suurem kui kogu Tallinn. Nii et tegemist on äärmiselt suure sihukese asjaga. Ja kui Hitler juba korra avastas, et Stalin teeb talle tünga, sellega, et hakkab ennast sinna nafta juurde nihutama nii edasi, siis Hitler oleks tegelikult riskantne, aga see oleks reaalne käik olnud, Hitler oleks pidanud lihtsalt Ploiesti ära võtma. Ta on lihtsalt sõitnud sinna, löönud oma sõjaväed sinna Ploiesti ümbrusesse ümber ja nii edasi. Ma arvan, et see oleks olnud edukas operatsioon, sellepärast Stalin sel hetkel ju kallale tungida Saksamaale ei tahtnud ja Stalin oleks lihtsalt alla neelanud ja mõelnud, hea küll, et see kütuse teemaline rünnak kukkus läbi, aga siis me teeme midagi muud, sest Stalinil oli ju arsenale kui palju tahes. Nii et ühesõnaga, kui nüüd niimoodi rahulikumalt mõtlema hakata, siis võib-olla Hitleril oli tegelikult võib-olla ainult 1 või 1,5 väljapääsu. Esimene neist oli see, et ta ei oleks pidanud seda alustama. Sa ei alusta seda, kui sa tead, et sa kaotad selle.
ja tal oli terve rida väga häid liitlasi, keda ta oleks võinud nii ütelda ekspluateerida või enda all pidada, nagu seesama Slovakkia, Serbia, Ungari, admiral Miklos Horthy ja teised, kes olid tegelikult Hitleri vasallid. No ja naudi siis seda, kui sa oled selle ära võtnud, sudeedid läksid tšehhidelt minema, Austria on sul ka käes, suures osas on käes ka Belgia, Holland, Luksemburg ja nii edasi. Mida sa veel tahad? Et ehk ikka aitab küll. Ja Stalin oleks tõenäoliselt selle vaikselt alla neelanud, ei, ta oleks mingi järgmise sigaduse välja mõelnud, see on selge, sest me leppisime kokku, et Stalin tahtis ülemaailmselt revolutsiooni ja mida iganes. Aga ilma selle lolli initsiatiivita rünnak Nõukogude Liidu vastu selleks, et peatada venelaste edasitung, ma arvan, et see ei olnud taktikaliselt ja strateegiliselt õige. Aga nii läks, nagu ta läks. Ja reaalne tulemus on, täna me räägime, ülehomme on see, mida Nõukogude Liidus nimetati võidupäevaks ja siis tuleb suur paraad, hakkab tantsima, hakkab marssima ja mida iganes. Nii et tulevad mingid külalised sinna, Putin tahab teha hästi ülemaailmsed kammajad. Külaliste osas, me praegu ei tea veel, siin on ju paar päeva aega, kes sinna tulevad, aga me teame, kes sinna ei tule mitte keegi Euroopa Liidust. Sinna mõistagi ei tule keegi USA-st, Kanadast, ühesõnaga tsiviliseeritud riikidest ei tule sinna keegi. Aga kes siis tulevad, neid on siis praeguse seisuga 19, võib-olla edaspidi ja vähemaks on siis sellised imelikud riigid nagu Venezuela näiteks. Siis tuleb sinna Putini juurde külla, tuleb India hüppas viimasel hetkel alt ära, nad saadavad sinna mingisuguse diplomaatilise esindajaga, aga mitte ühtegi riigijuhti ei tule. Siis Lukašenko ja siis veel sellistest Euroopa omadest, siis Vučić, kes on siis Jugoslaavia Serbiast ja Robert Fico, kes on Slovakkiast. Aga viimasel ajal kuskil juba 4 päevast alates ilmusid huvitavad teated, et ei Fico ega Vučić Kremli paraadile siiski ei tule. Kusjuures rõhutatult julgeolekukaalutlustel ja tervislikel põhjustel. Vučić ütles, et kui ta oli praegu Ameerikas ja pidas läbirääkimisi Pentagoniga, siis ühel hetkel hakkas nagu südamest pistma või niimoodi. Ta viidi siis oma lennuki peale ja viidi tagasi siis Jugoslaavias. Huvitav muidugi, kas tõesti Ameerikas ei ole inimesi, kes oleksid võimelised südant hoidma ja ravima ja nii edasi, aga nii ta läks. Nii et põhjused on hästi erinevad. Kes on tõeliselt selline väga huvitav kamp, kes praegu tuleb siis 9. maiks Moskvas, on Hiina. Kusjuures Hiina on kaasa võtnud oma paraadrügemendi ja kes marsivad ikka uskumatult kihtilt, tõeliselt hästi, nad ilusti riides, ilusate hoiakutega, kõik hoiakud pea üleval ja kõik see, kogu see riietus ja kogu see rüht ja see kõik on ikkagi selline hästi tore. Nii et need on need, kes tulevad. Ja aga siis, kes on enam-vähem, kes on ära öelnud, ma arvan, et Vučić ja Fico ei tulegi. Kes on muidugi veel ära öelnud liitlane, kelle peale Putin on alati lootnud, on Kasahstani president Takajev, kes ütles ka, et ta nagu parem ei tule ja nii edasi. Ja kogu probleem selle 9. mai paraadiga tänases seisus on see, et kas selle paraadiga ikkagi midagi juhtub või midagi ei juhtu. Sellepärast, et kui võtta nüüd ütleme puhtalt sõjateaduse seisukohad ja sõjaõiguse seisukohad, on Ukrainal täielik õigus selle paraadi pihta pommid lasta. Ehk see, inglise keeles on see legitimate target. Ehk
legitiimsed sihtmärgid. Jah, legitiimne sihtmärk, jah. Eks ole, tsiviilmajade pihta ei tohi tulistada üldiselt, kuigi venelased seda teevad kogu aeg, aga see koht, kus on siuke hunnik sõjaväelasi ja muide ka sõjaväeline juhtkond, sinna ühe paugu panemine on täiesti juriidiliselt igatepidi korrektne. Nüüd on küsimus selles, kas Ukraina seda teeb või mitte, aga veel enne, kui ta midagi otsuselaadset selles suunas langetanud on Zelenski öelnud, et ta hoiatab kõiki välisriikide riigijuhte ja nii edasi, kes tulevad Kremlisse, et nad asetavad enda sõjalise sihtmärgi kohale või sõjaliseks sihtmärgiks. Ma arvan, et iseenesest sellest ei oleks ju otseselt midagi halba, kui see asi aset leiaks. Aga küllap on siin mingisugused puht diplomaatilised kaalutlused, et võib-olla ei ole vaja, et olukord veel hullemaks läheks ja et see toob kaasa eskaleerimise ja nii edasi, mis on iseenesest muidugi siuke jama võitu. Ma möönan, et minu vaade sellele asjale on mõnevõrra avantüristlik, aga lihtsalt pärast kõiki seda, mis nad Ukrainale teinud on, siis oleks tegelikult iseenesest päris huvitav, mida siis Zelenski selle koha peal teeb. Nüüd viimastel aegadel on Putin hakanud rääkima üldse selliseid huvitavaid jutte, mille sarnaseid ei ole olnud eelmised 3 aastat. Üks viimaseid asju, mis ta selle nädala algul nimetas, oli see, et ta ei hakka kunagi tuuma pommitama Ukrainat, sellepärast et Ukraina on Vene rahva üks osa ja järelikult omasid tappa ja tulistada üldiselt ei tohi, ütles Putin enne, kui hakkas peale jälle järgmised rünnakud, aga see on igal juhul see on midagi uut. Ta on öelnud, et tal oleks päris hea meel rääkida Zelenskiga, jällegi täiesti uus samm. Terves kaua aega Putin väitis, et Zelenski ei ole legitiimne ehk seaduslik president mitmetel põhjustel. Kas või viimane põhjus, kas või sellegi pärast, et Zelenski valimised või Ukraina presidendi valimised oleks pidanud toimuma tegelikult eelmise aasta lõpus. Samas ei pane Putin tähele või ta meelega jätab kõrvale selle teadmise, et Ukraina konstitutsioon ei luba valimisi läbi viia, kui on kehtestatud sõjaseisukord. Ja kui me nüüd vaatame, kes kuidas saaks hääletada, siis mismoodi saaksid hääletada selle sama Donetski, Luganski ja kõigi need okupeeritud alade elanikud, kuidas nad saaksid hääletada Vene valimistel või Ukraina valimistel, olles sisuliselt ise venelased. Nii et mine võtta kinni, mis seal nüüd juhtuma hakkab. Igal juhul juba valimiste tehniline laad on juba keeruline. Igal juhul Putin pressis kogu aeg selle peale, ta ütles, et me tahame hirmsasti rahu sõlmida nii edasi ja meil oleks vaja keegi Ukraina võimuesindaja, kellega see rahu sõlmida nii edasi, et Zelenski seda ei ole. Siis tekkis järgmine idee tal, et aga mis oleks, kui Zelenski asemel oleks siis riigi juhiks sel hetkel Ukraina Raada, et Ukraina parlamendi spiiker, et tema oleks nagu siis riigipea. Kui Zelenski on ebaseaduslik, siis ta on nagu seaduslik nii edasi. Aga selle teema tõmbas ka Putin küllaltki varsti tagasi, sellepärast, et ei võtnud väga palju aega, kui selgus, et need inimesed, kes võiksid tulla Zelenski asemele või konkureerima Zelenskiga, näiteks Julia Timošenko, et nad on ka kõik Vene vastu. Nii et põhimõtteliselt öelgu aitäh, et neil on praegu Zelenski, tuleb Zelenski asemel Julia Timošenko, kes hakkab sama poliitikat ellu viima, mis võit neil sellest on. Aga see tuli jällegi talle väga suure üllatuse. Ja üldse see arusaam, mis aeg-ajalt ikkagi on selle kohta, et inimesed, Ukraina inimesed, eeskätt Kirde Ukraina, et need inimesed oleksid hea meelega nõus
elama ja hääletama venelaste all ja venelaste poolt ei vasta tegelikult kaugeltki mitte tõele ja selleks pole vaja suurt sotsioloogiat. Kui lihtsalt libistada pilk üle teleekraanide, vaadata uudiseid, minu pärast kas või Vene või Ukraina omasid, siis seal on ju näha, et tegelikult mitmed suured linnad on lihtsalt tehtud maatasa. Ja kuulus Butša, seal pole isegi ühte ainsat korterit alles, vaid seal venelased materdasid maha kõik. No mis puudutab neid esimest kahte, kust nagu see probleem peale hakkas, kus Putini ettekäänne oli see, et tarvis toetada seal elavaid venelasi. Muide, tasub meenutada, et selline argument on Putini relvade hulgas olemas. Tegelikult võivad nad öelda nii, et nad tahavad vabastada neid venelasi, kes elavad Narvas, fašistlike eestlaste selle all. Aga ühesõnaga, see oli ametlik ettekääne. Ja kui nüüd vaadata, mis nendest linnadest on saanud, siis tegelikult seal on ju puhtalt varemed. Tähendab, need linnad ei ole enam mitte midagi. Donetskit ma mäletan, ma olen seal käinud korra mingitel poliitilistel asjaoludel. Donetsk oli ilus linn. Ta oli puhas, ta oli valge, ta oli hele, seal olid igasugused reklaamid väljas ja nii edasi. See oli ilus ja tore linn, millest nüüd on saanud üks tavaline sitane Vene provints. Kui mõelda selle peale, et Venemaa ei ole võimeline hakkama saama iseendaga. Mõtleme selle peale, kus suurtes linnades 100 000 ja enam, kui mitmekorruselistes majades ja korteris majades on peldik tehtud, löödud kokku laudadest. Ja ühesõnaga see iste või see on jälle teistpidi laud, kui igalt poolt, kust see virts ja asjad valguvad tänavatele laiali, kus pooled majad pikki tänavat on lihtsalt nii ära lagunenud, et seal inimesi peaaegu ei ole. Või kui on, siis nad elavad pool näljas ja süües täielikku rämpsu ja nii edasi. Kui kõike seda nüüd silmas pidada, siis tekib tegelikult loogiline küsimus, kas need Donetski ja Luganski venelased on ikka Venemaa poolt või ei ole. Sest see elatustase, mis neil on tekkinud viimase 10-15 aasta jooksul, on tegelikult tõeliselt katastroofiline. Ega need Vene talud ja majad on olnud kõik sellised nirud, nagu nad alati olnud on. Nii et aga see on nüüd veel samm edasi selle hullu elatustaseme juurde. Ja kui ma mõtlen selle sama Donetski peale, need venelased kaevurid, kes seal elasid nii edasi, mida neil on venelastest armastada või venelastest tahta? Sest see on nüüd mustvalgel kirjas ja näha, et venelased rikkusid ära kõik selle, mis seal oli. Või me lähme siit edasi Krimmi, Sevastopol, Alusta, Anapa ja kõik need on ju väga ilusad linnad. Nad näevad välja samamoodi nagu Prantsuse Nizza, igal juhul mitte halvemad. Ja nüüd on siis need täiesti ära rikutud, ära solgitud, sealhulgas kanalisatsioon ei tööta ja mis iganes. Selle tulemusena on täiesti mõtet Putinile iseendale esitada küsimus, kas need venelased, keda me nüüd vabastama lähme jutumärkides, kas nemad seda meie vabastamist tahavad? Ja siit tekib järgmine küsimus. Kujutame ette, et nüüd venelased saavadki mingisuguse suuremat tüki Ukrainat kätte. See sama Donetsk, Lugansk, Zaporožje, Herson, need 4 tähtsat kohta. Kas venelased ei tule selle peale, et need Ukraina sõdurid, kes praegu sõdivad ja teised elanikud, kes võib-olla ise veel ei sõdi, aga on moraalselt Ukraina armee poolt, kas need ei ole mitte potentsiaalsed metsavennad? Nii nagu olid Ukraina metsavennad SS-diviis Galitšina ja nii edasi 45-46 aastal ja sõdisid mitte halvemini kui meil siin.
noh, nende eesmärk oli teine, tähendab, kui meie siin ootasime, et inglased tulevad appi, siis Ukraina metsavennad tahtsid enda kätte saada suuremat tükki territooriumi, kus välja kuulutada uuesti Ukraina demokraatlik vabariik ilma venelasteta ja ilma Vene armeeta ja nii edasi. Et see. Nii et siin, kui Putin mõtiskleb selle üle ja tahab rääkida, kuidas venelased ja ukrainlased on vennad ja mis iganes. Ja kui talle räägiti selle operatsiooni või selle sõja alguses 22. aastal, et noh, et ei ole midagi, et lähete sinna, lähete sealt Kiievisse sisse ja nii edasi ja seal on noored neilud, kes viskavad teile lilli ja see ja nii edasi ja tegelikult meile visati granaate. Nii et Putini esimesed sõdurid esimese raksuga ta sai 300 inimesest lahti nagu kõkste. Sellepärast, et noh, nad olidki idioodid, kes ootasid, et küllap lilled tulevad, me ootame, et küllap nad siia ükskord ikka jõuavad. Ja nii edasi. Nii et ma arvan, et Putin ei ütle endale, ei anna endale aru, mis on see käik number 2 pärast seda, kui ta saabki mingisuguse territooriumi enda kätte või niimoodi lootust, et äärmiselt relvastatud metsamendlust seal ei teki. Metsamendlus tekib kindlasti. Metsamendlus on tekkinud juba mingil määral isegi praegu. Väga hea. Lihtne näide. Üks paari nädala eest tapeti ära Vene kindral Moskalik, kes on Vene armee keskstaabi operatiivosakonna ülema esimene asetäitja. Operatiivosakond on see, kus joonistataksegi igasuguseid nooli kaartide peale ja siis rehkendatakse, mitu rongitäit peab sinna minema ja kust me saame selle tagavara ja kust me saame süüa ja kust me saame täiendavad seal suurtükid ja nii edasi, mida vaja. See on see, mida operatiivosakond teeb, ehk ta planeerib lahingut. Ja nüüd selle planeerimise mees number 2 sai siis vaikselt surma. Võib öelda see, et oma kindrali tähtsuse poolest, kõikide Vene kindralite tähtsuse poolest, on tema top 10 hulgas. Ja need saadi kätte. Nüüd küsimus, kes sai kätte, mis juhtus ja kuidas need asjad juhtusid, et auto pandi plahvatama õigel ajal. Eksisteerib selline liikumine, mida nimetatakse Ukraina Mossad ehk Ukraina partisanid. Ja nemad on juba 10 inimesi maha tapnud. No ütleme, see nüüd oli üks ütleme, see oli täiesti Royal Flash, see oli täiesti läks hästi, eriti. Ja kui praeguses situatsioonis, kus veel tagalas sõda ju ei käi ja selle Moskaliku puhul oli ju tegemist kindraliga, kes on rohkem sükse laua taga istujana ja pliiatsitega kaarte joonistaja ja nii edasi. Et siis, aga kujutan nüüd endale ette, kui see rinne liigub näiteks Ukraina vastu veel edasi ja kui see Ukraina Mossad on juba olemas, siis kui palju on veel neid, kelledest me midagi ei tea. Kui me siin-seal kuuleme jälle, siin 20 inimest said surma nii edasi, ega meile alati ei öelda, kes need inimesed olid. Kas see oli nüüd lihtsalt tõepoolest mingi juhuslik inimene või oli see keegi, kes on tõeliselt kindral ja juhib vägesid ja selles mõttes Ukrainale ohtlik. Nii et kui nüüd peaks kogemata kuidagi juhtuma, et Ukrainas liigutakse veel natuke edasi ja see hakkab ukrainlastele väga närvidele käima, siis ega Ukraina Mossad kuhugile laiali ei jookse. Ja ma rõhutan, et tõenäoliselt see Ukraina Mossad, mis on pigem selline hüüdnimi kui reaalselt. Igor, ka hüüdnime puhul tekib küsimus,
miks Mossad, mida arvab sellest päris Mossad ja kas neil on ka midagi litsentsilikku? Tõepoolest, miks Mossad? No jah, Mossad tähendab võitlust, see on võitlussalk. Ma arvan, et kui me räägime Ukraina ja sellest Mossadist, siis nende vahel on sõbralik koostöö. Päris Mossadi omad õpetavad Ukraina Mossadi mehi välja ja teevad niimoodi. Sellepärast, et me peame ikkagi arvestama, et tähendab, kui me laias laastus mõtleme, et praegu käib võitlus hea ja kurja vahel ja meie vahel on telliskivis laotud kõrge müür, siis Mossad ja Mossad, me oleme ikkagi ühel pool barrikaadi ja meil on ühine vaenlane, nii nagu keegi kunagi ütles metsamendade võitluse kohta siinsamas Eestis, et metsamendade munder, see saksa munder oli vale, aga vaenlane oli õige. Siin on täpselt seesama situatsioon. Tähendab, muide, kui nüüd võtta selle järgi, et kas see on lubatud nimekasutus või mitte, mul on selline tunne, et siin on see küsimus mõnes mõttes ebakorrektne. Sel lihtsal põhjusel, et see firma ei ole endale ise seda nime võtnud. Need on lihtsalt poisid, kes tegutsevad ja ajavad asja. Ja see Ukraina Mossad, see on pigem selline ajakirjanik ja selline, selline nimetus. See on õieti koondnimetus võib-olla enamikule Ukraina diversantide, võib-olla diversioonigrupp oleks parem, aga see Ukraina Mossad igal juhul kõlab hästi. Ja meile on ta tähtlisus nimelt eeskätt sellepärast, et varem või hiljem peavad venelased aru saama, et ega see, et isegi nende see optimistlik lootus, et nad saavad mingisuguse võidu mingile, ma ei ole kaugeltki kindel, et saavad, aga oletame. Nad peavad aru saama, et kui nad on selle mingi võidu saavutanud, siis see võit on alles alguse asi. See lihtsal põhjusel, et nad ei suuda võita rahvast. Ja rahvas on praegu ikkagi täiesti ühemõtteliselt ja selgelt praeguse Ukraina valitsuse võimude poolt ja nii edasi. Zelenski populaarsusreiting siin lääne reitinguagentuuriga on kuskil 75%. Enam kuskil. Ja igasugused võimalikud variandid, kuidagi midagi liiga suuri järeleandmisi teha nii edasi. Zelenski ei saa teha, sellepärast on järgmisel päeval maha võetud ja nädala pärast maha lastud. Ja ongi kõik. Tal lihtsalt on selline seis praegu, kus ta teisiti käituda ei saa. Siin on veel üks asi, hea ja kurja vaheline võitlus. See tuletas mulle meelde, ei väsi ennast kiitmast, ma kunagi sai astutud lavakasse, lavakunstikateedrisse ja seal oli vaja teha etüüde. Mulle sattus üks tänase jutuga mõneti kokku sobiv etüüd. See oli Grotowski piiri etüüd, kus on tinglik joon, ühel pool on kõik hea ja ilus, teisel pool on kõik jälk ja kole. Ja nüüd hakka seda lahendama. Fakt on see, et ükskõik kummal pool sa oled, sinu jaoks on seal kõik hea ja ilus. Ja teisel pool on paha ja kole, kuri ja võigas. Nii ongi. Ja siin tekibki küsimus, et kui sa valid poole, siis sa automaatselt valid selle, kes on paha, kole, jälk, inimsööja ja nii edasi. Ja siis sa vahetad parteid ja su oma eilsed kamraadid on korraga pahad, koledad, jälgid. See on vist poliitika. See probleem tegelikult on oma olemuselt oluliselt lihtsam, kui see praegu sulle tundub. Tähendab, meil on olemas, võtame väga lihtsalt, tähendab, on olemas Ukraina, iseseisev, normaalne, demokraatlik riik. On olemas Venemaa, kes tungis sellele Ukrainale kallale, puhkes sõda ja nii see asi käib.
ja kõik need inimesed ja jõud ja nii edasi, kes on Ukraina poolel, on headuse poolel ja venelaste poolel on need, kes on kurjuse ja haltuse poolel. Kusjuures ega venelastel see kurjus niisama üle ka ei lähe, kui nad arvad, no hea küll me nüüd siin peame seda varsti sõlmime rahulepingu. Ei, see on kõik nii, nagu oli enne. Vastus on see, et nii nagu enne ei saa enam olema mitte kunagi. See on iga asjaga nii. Eilset sa homsesse ei too. Aga kui tulla tagasi korraks sinu jutu juurde, et Stalin alustas sõda, aga Hitler jäi süüdi. See tähendab, et mis toimus enne 1. septembrit 1939, seda me ei näe, ei vaata, ei tuleta meelde, vaatame mingit hägust üldpilti. No ei, milles küsimus, no, võime ju vaadata Euroopas ja vaatamegi, pilt pole üleüldsegi mitte hägune, kui me mõtleme sellise asja peale, et Prantsusmaa ja Inglismaa sõlmisid nõnda nimetatud Müncheni sobingu või Müncheni pakti, kus lääne demokraatiad, nagu nad tol ajal oli, lihtsalt müüsid maha väga suure ala Tšehhoslovakkiast, kus juures seda tehti samamoodi, nagu mõnikord praegu tahetakse teha. See diil Saksa, Inglismaa, Prantsusmaa kirjutati alla, selles Müncheni sobingus on, ei kutsutud Tšehhoslovakkiat isegi kohale mitte, vaid see tehti külmalt ära selja taga. Nii et ega see on ka niivõrd headuse ja kurjuse poolest, nii nagu ta on. Tõsi, sõja käigus olukorrad muutusid, nad muutusid Hitleri vastasteks ja nii edasi, nii et mis siin nii väga põhjust oli. Aga paraku see niimoodi on, et meil ei ole Stalini ja tema poliitika suhtes mitte midagi head öelda. No kui me lisame siia igasugused muud teemad, nagu näiteks klassikaline fašismiga assotsieeruv asi, antisemitism. Stalin oli antisemiit. See kurikuulus Nõia protsess, mis oli, Nõia, arstide protsess oli tegelikult antisemiitlik oma olemusel. Sellepärast sätiti niimoodi, et esimesed need süüdi olevad arstid, kes olevat operatsioonil katki lõiganud mingisuguseid nõukogude juhte, milles neid süüdistad, olidki juudid näiteks. Ja siis teised asjad, millega koonduslaager, kui me mõtleme Gulagi peale, mis hakkas peale 24-25 ja kõik need, kes istusid 20. 30. aastatel ja kuskil kuni 50. aastani keskpaigas koonduslaagrites, kus hukkus ka 10 000 eestlasi, see ei olnud siis Hitleri välja mõeldus, tuleb taevasappi, selle mõtles ikkagi välja Stalin. Hitler lihtsalt vaatas, et see on see hea mõte ja siis hakkas seda tegema. Nii et juudi vihkamine ja koonduslaagrid on Stalini teene jutumärkides ja mitte Hitleri teene. Ma ei õigusta sugugi mitte seda, et mida Hitler teinud oli ja oligi. Aga tähendab, on siiski mingid asjad, milles Hitler kindlasti süüdi ei ole. Siia kuuluvad rassism, natsism, koonduslaagrid ja nii edasi. See on ikkagi Stalin puhtal kujul. Aga kui me tahame veel, isegi veel rohkem selle peale mõtlema, siis veel enne Stalinit selline nagu Lev Trotski, kes oli. Paradoks on see, et juudi rahvusest olid ka paljud Stalini lähedased. Kaganovitš näiteks, kes rajas kuulsa Moskva metroo ja nii edasi, oli muidugi puhtakujune juht. Ja eks neid oli veel. Suurem osa muide nõukogude võimu teostajatest ja sellistest veristest timukatest moodustasid juudid. Nemad põhiliselt tegi sellist küll koonduslaagritega. Ja lätlased, NKVD, Brede, Persinš, need olid kõik puha Läti punased kütid, nagu nad on. Nii et küsimus oli selles, et me peaksime Hitlerit puhtaks pesema, aga me peame vaatama, et Putinil ei õnnestuks iseennast ja oma riiki puhtaks pesta. Ja ma arvan, et kui me praegu mõtiskeme natukene nendel teemadel, mis on seotud ka Ukraina sõja ja
ja Vene fašismiga üldse. Ma arvan, et see võtab aega rohkem kui ühe põlvkonna. Ma arvan, et see võtab aega 2, 3, võib-olla 4 põlvkonda enne, kui ukrainlased on võimelised andestama venelastele ja olema nõus nendega enam-vähem sõbralikes mõistetavates suhetes. See vaen ja viha, mis on tekkinud Ukraina rahvas täiesti arusaadavatel põhjustel, see vaen ja viha ei kao venelaste vastu ikkagi rohkem kui ühe põlvkonna jooksul. See on Mooses ja 40 aastat kõrbes, et sünniks esimene vabade inimeste kasvatatud vaba põlvkond. Just. Jah, ja alati on olnud ametlik lurjus ja tegelik lurjus. Kusjuures nad võivad ka vabalt kohti vahetada sõltuvalt sellest, mis on siis rahvusvahelisele üldsusele parasjagu soodsam. Aga täna võib vist panna taas 3 punkti. Aitäh, Igor Gräzin, ja meie püha sõda läheb edasi. Saade on salvestatud 2025. aastal.